kui sa peaksid alustama finantsmaailmas täiesti nullist, mitte midagi enam ei oleks, et mida sa teeksid esimesena? Kas sa läheneksid sellele ikkagi ainult selle mentaliteediga, et sealt, kus sügeleb, sinna ma midagi pakun, või sa teeksid midagi muud? No põhimõtteliselt ikka nii, et eks ma teeks nagu siis platsi puhtaks ja vaataks natukene ringi, et loomulikult pole mõtet peaga vastu seina joosta ja noh, ütleme, et alati on vähemalt minu arust mõni valdkond rohkem ootamas ja vajab nagu mingi koha täitmist, aga ütleme, kui ma läheks nüüd nagu praktilisemalt, siis eks ma pean jälgima enda loomust. Minu loomus on teenindaja. Olla teenija, olla teenindaja ja kogu minu suuresti, minu tegevus on olnud ju niisugune turvateenus ja kinnisvarahooldus ja kõik. Ja ma arvan, et inimkond täna või vähemalt suured linnad ägavad siis kinnisvara käes. Jah, ütleme siin autonduse ja liikumise maailmas on tulnud niisugused vahvad tegijad nagu Boltid ja Uberid ja Freenoud ja ma ei tea, kõik suuremad, kes siis proovivad inimese mentaliteeti muuta, et see tihtipeale 100 ja rohkem 1000 maksev auto ja kesklinnas 5 või 10 000 mis 100 000 maksev parkimiskoht, et sul ei ole mõtet seda pidada, vaid see liikumine läheb, ütleme, et on võimalik ka teistmoodi korraldada. Aga kinnisvaras toimuvad just samasugused asjad. Meil ei ole vaja ju näo kohta 100 ruutmeetrist korterit või meil ei ole tegelikult vaja osta seal mõnekümne 1000 ruutmeetri, mõnekümne 1000 euri eest mingi koht, kus meil seisab pesumasin, kus ma ei tea, kord nädalas heal juhul paned tööle, vahest arvemgi ja siis on meil kuskil mingi tööriistakast, kus mingi panipaik, kus on pigem träni ja me üliharva kasutame ja siis ütleme mingisugust aastate tagant teeme lihtsalt suurpuhastuse, et niisuguseid asju ei ole mõtet tegelikult hoida, ehk neid saab ühiselt teha ja siin on maailmas ka näiteid, ükskõik on see siin, ma ei tea, London, Sveits, kas või Taimaal, et on niisugused suurte majade kuskil ühised pesupesemise kohad, et lähen pesen seal ära ja mul on kodus palju vähem muud träni, mille keskel ma pean elama. Ehk ühesõnaga, küsimus oli, et mida ma teeks, et tõenäoliselt ma ikkagi oleks seal inimese teenindamise ümber, et prooviks talle ikkagi pakkuda tänapäevaseid asju ja prooviks olla talle nagu esimeseks abikäeks selles suures tehnomaailma virvarris, sest ka kui meie kodud on kõik tehnikaid täis, millest me kasutame umbes 5%, 7%, umbes sama palju kui mobiiltelefoni võimalustest, aga seda on meil küllaga. Aga seda me ei pea kõike omama. Eesti Esu.